Mina olen sündinud Eestis, aga pärit venekeelsest perest ja seega, kui juhtus suuremahuline sissetung Ukrainasse, tundsin ise ka, et kuidagi on raskem saanud olla. Ja siis hakkasin ennast uurima ja sain aru, et olen siukses vahepealsuses, et ei saagi lõpuni aru, et kes ma päriselt olen. Kas ma saan pidada ennast rohkem venelaseks või eestlaseks, et kus mina üldse olen. Ja siis hakkasingi seda rohkem ja rohkem uurima ja mingi hetk tulingi mõttele, et peaks seda läbi maali näitama, kuna tuli välja, et teema on nii suur ja võtab kaasa nii palju inimesi, et mina ei olnud see ainukene inimene, kes sattus siukse olukorra. Ja siis hakkasingi sellega tegelema ja siis viimased 3 aastat olen selle teema küljes. Näituse teemaks ongi siis identiteedikriis, et mina ise tegelikult võtan seda rohkem just personaalse kogemusena, et ma räägin oma enda kogemusest, aga natukene toon sisse ka väljaspoolset vaadet ja enamasti kujutan ma selle pärast just ennast, sest tunnen ise ka, et figuurid ja inimkuju on mingis moes kõige arusaadavam teise inimese jaoks, kui on vaja kujutada emotsiooni ja just enamasti ma töötangi emotsioonidega, et kõik need emotsioonid, mis on seotud identiteedikriisiga, et kas üksildus või vahepeal mingi viha või arusaamatus, duaalsus, kõik see lähebki läbi keha ja siis ma kujutan seda kehalist kogemust oma maalides. Tihtipeale minu käes küsitakse just, et kas need on just Venemaa lipuvärvid või midagi taolist, et tegelikult mina võtan neid rohkem ka läbi emotsioonide, et minu jaoks iga värv on kindel emotsioon ja kindel tuju või kindel tunne, et näiteks hästi oluliseks sai minu jaoks sinine värv. Ja sealt saabki hästi tihti leida üksildust või just neid raskemaid emotsioone, vähemalt minu jaoks. Ja seega ma valin neid värve, mis ka kajastavad neid raskemaid emotsioone rohkem oma maalides. Aga kindlasti neid võib lugeda ka erinevat moodi, samamoodi nagu minu maale. Et ma kunagi ei sunni vaatajat täpselt moodi lugema minu maale, et seda, mis ma ise mõtlen, ei pea kindlasti olema see, mis ta on, vaid ma alati ütlen ka, et see, mis te ise nendes näete, ongi kõige olulisem.